Eestis on väga jätkusuutlik metsatööstus, mis iga aastaga järjest saab investeeringuid juurde ja areneb edasi. Viimase 2 aasta investeering on meil kokku ligi 60 miljonit eurot ja me hakkame selle aasta lõpus tootma vineeri, mistõttu ka meie personali hulk kasvab umbes 200 inimese võrra. Ja siiamaani me oleme valdavalt võtnud tööle inimesi, kes on ikkagi lähiümbruskonnast pärit. Põhimõtteliselt eks see tööjõu leidmine ongi tänasel päeval probleem, et kui me räägime puidupingi operaatoritest, siis seal tänasel päeval on meil välja kujundatud nii-öelda 3-kordne sõel, et võetakse faktiliselt kõik inimesed, kes soovi avaldavad, sõelutakse esimest korda läbi, teist korda läbi ja 3. kord on siis, kui on esimene palgapäev. Kui me vaatame nüüd meie tehnikuid või tehnilist spetsialiste, tehnilist personali, siis viimase 10 aasta jooksul otsitakse neid tikutulega ja suhteliselt tihti tuleb nad lihtsalt üle osta. Kõige suurem üleüldine defitsiit on just nimelt spetsialistidest ja eriti seda on tunda tehnilisest personalist, mehhatroonikud, automaatikud, tehnikud, juhtivtöötajatest, alates meistritasandist, kelle võiks olla rakenduslik näiteks kõrgharidus või vähemalt kutseharidus puidutöötlemise valdkonnas. Koolitame inimesi välja ise, kuna vastava kvalifikatsiooniga või elementaarsete oskusteavega inimesi tööjõuturul on suhteliselt vähe. Töötajate koolitamisest, mina seda õigeks ei pea, et kogu selle asja peaks võtma enda kanda tööandja. Aga kui me nüüd võtame seda poliitikat, mida praegu aetakse ja kas või võttes teatud kohtumisi, kus me oleme nii-öelda kutsehariduskeskustega ühenduses olnud ja kus räägitakse, kuidas nendel vähendatakse vahendeid ja üritatakse asja efektiivsemaks teha, liites koolitusettevõtteid, aga tulemus on tegelikult see, et me saame ümmarguse mulli ja sellised spetsialistid, kes ei ole mingid spetsialistid, kellest eriti kellegi kasu ei ole. Eestis kahjuks puidutöötlemine metsandus ei ole väga popp valdkond, et kõik tahavad lipsu kanda ja pangas istuda, aga kuidagi on jäänud mulje, et puidutööstus on niisugune must ja maalähedane.